läheb ujuma? Kes läheb ujuma? Kas läheb ujuma? Ivol on hea tasakaal. Jah. Jäädki teisel pool. Siin kõnnime nüüd soos siin. Siin kerge pole. Kõik lirts, lörts ja lirts, lörts ja vaatad, kuidas ellu jääd. Et täna jupp. Noh, näeme, kuidas Ivo üles tuleb. Lõpuks pead ikka ujuma saama. Kuhu ma siin astan nüüd? Seal otse ees on need see ront siin all, aga vaata, seal on see sama ront, mis siin on. Jah. Keeruline on. No, vaata, sa mööda ei astu, siis sa saad ujuma. Noh, tõsta jalga. Ja millest sa tõstan? Ei, no vaata, see ront tuleb ju pikki siit, näed. Jookseb sinu alla välja. See on sinu ees see ront. Aga sa saad seda sama, sul on teistpidi põiki ka ju, näed. See sama asi läheb edasi sealt, läheb üle sellest. No. Sa pead rohkem püsti olema. Jääd veel kuhugi taha kinni ka ja paned kuradi peakat. No ja nüüd tuleb lihtsalt üle astuda. No okei, jälle ei saanud ujuma. No kus see siis niimoodi teeb kogu aeg tünga? Võiks ju lõpuks ikkagi ujuma ka minna. See alles tuleb tulevikus. Võistleja läheneb 66. punktile. Tuleb läbi võsa, tükke lendab. Ja kell läheb kinni. Tüng oli või? Tühi punkt või? Näed, tühi punkt. Ei olnud tühi punkt. No näe. Minu super tasakaaluharjutused. See oli tubli. Punkti 72 tulles värsked karujäljed. Kedagi me ei näinud. Põdrajälgi oli ka. Aga oli käinud karu. Nii, peaaegu et minnakse ujuma juba.
tehtud. 4,5 tundi täis, nüüd võetakse jälle Banaan. baan. Jah. Nalja pole. Vesi on kumeni. Vaata, loobusime 50 püüdmisest, seda on arvata, et see raba läheb sama hullemaks veel, aga noh, nüüd me oleme siis otsapidi soos siin. Jama eest kuidagi ära pääseda. Proovime. Kuhu me proovime? Proovime 40. Ei. Ühesõnaga 33 suunas kuskile. Vaatame, tahaks selle tee nüüd kuidagi üles leida. Seal tehakse jõu-ilu numbrid. No, niimoodi siin muda ja päda vahel saab siin möllatud. Nii tore, veel mingi lagedam ala tuleb. Võistleja murrab läbi muda kõris saati möksiga koos. Rabale on tehtud mingeid ringe peale. Punkti ei anna ennast kätte. Aga ootamatult siiski läbi muda sielu 68 punni käes. Niuke värk. Otsime soost punkti. Läheneme mingile puule, mis on ära rapitud. Eeldatavasti on see põdra poolt tehtud. Kõik on märg, ligane, lägane. Laukasse pole veel jõudnud. Mingi mulksumine käib. Oi. Näed, kes nüüd selle puu on siis töödelnud? Kes on töödelnud? No tule. Laukaäär. No nii, keegi on selle puu ikka täitsa siledaks tõmmanud. Kiljejäljed. Kas on põder või? Aga kas põder võiks sihukest asja süüa või? Mingid noori võrseid ta ju sööb, aga et lihtsalt mingisugune puu on tõmmatud. Täitsa müstiline värk. Kommentaarid? Loodusteadlane Ivo Ei oska määratleda. Kes seda puud on rappinud. No vaat, kes see on? Müstika. Müsteerium. Näe küll, liigume edasi. Mingi kraav ja vesi ja muda. Mida arvavad võistlejad? Nagu ikka. Mõtlen midagi välja. Tehniline pinnas. Jah, no vaat, uurime elu. Punkti 68 teel. Liiga hästi, talle tõsi. Võistleja ületab jälle mingit sood. Kirub raja valikut. Aga noh, mis teha? Näed, jalg tatsub. Ja ongi punkt. Noh, väga tore. Näed. Tehtud, 33. Silda kasutada. Ma tahan siin oodata. Mingi rebel oled või? Muidugi, jaa, mul ei sobi see. Miks ei sobi? Vaat, kui lai tee on siin. Nii hea, et siin pakutakse neid veel kohe. Muidugi küsimus on see, et milleks on vaja siuksed puid jätta, kui on teada, et see puhutakse kohe ümber. Noh, tea küll. Vaatame, no ta on rebel. Vaatame, kas ta saab karistatud. Ei saadud.
Ei saanud, tema revelsus ei saanud karistada, aga näed, punkt on hea. Muidugi me ei saa kuidagi video peale, kuidas selili käiaks. Aga noh, vaatame, äkki saab jälle ujuma. Aga muidugi ta ei saa, ta on toika kanda osav. Jah, aga selili jälle käis. No, see on võimalus selle selili käis. Väga tubli. Väga tubli. Nii, tükk aega võitlesime jõega, mida me ei suutnud forsseerida. Nüüd võistleja tuleb võsast, lömmi löödud, tuleb välja kuiv kraav. Noh, toss väljas, 40. punkti poole teel. Ootamatult on siin ühte põderist rapitud. Kas sisikindlalt või kuidagi teisiti. Nii, mingid jalakondid, aga suuremaid kasju ma ei näe selgroogu ega midagi siukest. Siuke värk. 58. punkt tuli ootamatult lihtsalt. Üldiselt polnudki vaja mingi jamases ronida. Aga noh, see on üks vähesteid siukseid lihtsamaid variante. See on mingi 7, midagi palju, 6,5 tundi vist on action käinud. Võistleja on vahelduseks ka midagi kindlamat jalga alla saanud. Pole küll nagu tee, aga vähemasti lirtsu. Võistleja on täna leidnud esimese mäe ja esimese punkti, mis peaks väidetavalt kõige lihtsam punkt olema. Mäe otsast mingi silt ja sült on sinna pandud. Mingi keelumärk või. Ärge näppige minu, vaata, mis see küll on. Ei ole. Kuule mingi Apuparra mägi, 84,9 meetrit. Agua. Normaalne. Ega meil väga palju muidugi vaba aega ei ole. 50 minutit.